Tere tulemast vaatama, kuulama Petrolheadsi podcasti. Täname muidugi oma toetajaid Glass Drive'i ja Baltairit, nii et minge oma talvest räsitud esiklaase vahetama ja pange alla lõpuks ka suverehvid. Ja tänases episoodis on meil külas Karol ja Monika ja täna saame teada, kuidas on saanud American Beauty alguse, kuidas noored tutvusid, nii et tule, lähme kuulama. No, väga rõõm on lõpuks siin teie juures olla, Monika ja Karol, et oleme America Beauty's koha peal. Te võib-olla tahakski alustada teie nagu sellest juurtest, et täna on ikkagi nagu võimas majapüsti pluss Tartus ka on ju, et kust üldse nagu see alguse on saanud või kust teie isiklik seos autodega ja just Ameerika autodega on saanud? Mina vastan selle endast, on ju. Need on isegi tuttavad juba, kui me alustasime neid asju, et ma just täna hommikul mõtlesin, et kuidas see asi nagu oli ja tegelikult ma mäletan seda paremini võib-olla ka eelmise nädala mingit teatud hetki. No see on elumuutev sündmus. Me peame minema aastast 30 aastat tagasi ikkagi, et nagu tõsiselt kaugele. Et oli seis siis selline, et aastal 1995 Tallinna peapostkontor, ehk siis Viru hotelli vastas. Mäletan täpselt, kuidas ma seisin, väikse poissmega, ma olin 17 ja soovi puika ees. Võtsin sealt selle lehe, soovilehe, täitsin ära, et soovin osta Porsche 924, Pontiac Fiero või Pontiac Firebirdi. Ja siis ma mäletan, kas pidi sealt rädi kätte andma või posti hästi panema, aga igal juhul sealt see asi algas. Ehk järgmine päev tuli kõne Tartust, 3:40 meesterahvas helistas, et mul on pakkuda Firebird 5-liitrine V8 ja hind oli 30 000 krooni, mis tundus nagu väga hea pakkumine. Sel hetkel auto oli 7 aastat vana ainult. Lendasime isaga kohe Tartusse kohale ja onu ütles kohe, et kõrval istme peale, ma näitan, kuidas auto sõidab. Karjus partlased, tehke ruumi ja hakkas kohe sõrikuid tegemusele. No, oli kohe möödunud, et selles suhtes ei olnud nagu midagi pikalt rääkida, et 17 ma olin ja sealt kogu see Ameerika autode pika ajalugu nagu minu jaoks algas. Kohe auto koju, küünlad vahetada, kõik hoolsed ära teha, kohe pidi nagu perfect olema, et auto sai ostetud ikka nagu armastusega ja mitte nagu lihtsalt auto ja kohe sõitma, et ikkagi tuli ju kõvasti vaeva näha, sellepärast, et järgmine nädal oli vaja juba kooli minna sellega. Ja sealt on nagu eriti hästi veel sama autoga selline seik meeles, et sai just gümnaasiumis ma käisin ja siis see kõigil just räägitud, homme ma tulen oma Firebirdiga. Just kõik, õhtul vahetasime kõik küünlad ja küünlajuhtmed ja kõik asjad ära ja siis terve kool oli parklas. Mina selle Firebirdi roolis, see on näost punane rohkem kui praegu, ma arvan, ja ei kriips või kraapsugi. Auto ainult turtsus, plärtsus, mitte midagi. Ma olin nii piinlik, ma ei tulnud autost välja ka, ma mäletan, ma sõitsin koju ära isegi äkki kohe. Seda ma ei olegi kuulnud. Ja kokkuvõttes oli see, et küünlajuhtmed pani mõstud laurpidi, kuskilt teatud singrid läksid valesti ja auto ei töötanud. Et see oli nagu väga kooli juurde sa jõudsid sellega ometi? Ja ei, selles suhtes ta sõitis, kui rahulikult sõitsid kohe siin taruga. Ma hommikul tegelikult mäletan, et ma tundus midagi nagu valesti, aga küll mootor, võõras auto, eks ole. Ikkagi ei tahtnud nagu võib-olla ka, et nagu arugi saada, et midagi valesti oleks, et kõik oli nagu planeeritud teistmoodi. Aga sellest pole hullu, et õhtul sai jälle need asjad seal korda ja jälle sõitis kõik. Järgune päev läksid siis uuesti kooli ette proovima või? Ei, siis ma mäletan, siis ma järgmine päev... Järgmine päev oli juba järgmine jama oli sellega, et ma läksin taga trenni selle autoga ja siis ma käisin Kalevi staadionis trennis ja sõitsin Liivale tänavalt peaaegu olümpia ees politseil tagant sisse. No ikka juhtub, et selles suhtes... vanasti käis asjad nagu lihtsalt selles suhtes ju, et politsei andis andeks selle aga vanemad väga õnnelikult selle üle polnud, et siukene Oota, kas ütlesid, sa olid 17? Jah, ega oligi tegelikult, oli ka politseile mõtlesin ka, et see on tegelikult mu sõbra load ja et palun andeks ja ma rohkem ei sõida ka ja tegelikult oligi niimoodi, et sõber sai load tagasi ja kõik läks nagu selles hästi, et autod ei korda tehtud, aga kokkuvõttes vanemad panid selle mingi aja pärast müüki. Aga ostja oli Lauri Kurikse.
jah , ostsid 45 000 eest, mõni 15 000 pärast kasumis. Esimene autoäri kohe, eks ole. Et sellest on äge. Ise ta käis mulle pinda ja tahtis seda saada, et sellest ma mäletan nagu väga hästi. Kas sellest sai tema träägiauto siis või? Ei saanud. See oli tegelikult, see oli, ma arvan, mitmed aastad ikka enne seda veel, et minu meelest aga väga kaua sellega sõitnud, võib-olla mõned aastad äkki, siis ta juba ostis ka endale järgmise auto. aga kas sul varasemalt ka mingi kontakt üldse kuidagi autoskeenega või sellisega oli, et sellest hakkas sul see Ameerika auto, aga kas sul nagu varem ka, ma ei tea, kuskilt suguvõsast keegi... Sõita sai mõissid, eks ole. Jah, kuskilt... Ei no sellest isa oli mul Kass 53 juht, et noh, sealt hakkas ikka kõik pihta, et noh, kohe ikkagi rooli ja nii edasi, ja ega ta võttis alati 53-ga kõik kurvid ikka, noh, nii kuidas sai driftida, et selles suhtes vanasti ei olnud nagu vahet, ja no ma arvan 15 aastat ma juba seda Kass 53 mõtlesin igat pidi käsitleda, et selles suhtes on, noh, sealt hakkas ikkagi see pisik võib-olla pihta autodest kui sellisest, aga... Ja need vajasid pidevat remonti ka niikuinii, et siis pididki teadma, mis sa teed sellega. See oli ikkagi suhke sohvoosi või kolhoosi aeg, et ega seal ta ise vist väga palju remontinud, aga muidugi alustasime ikkagi kassad ikkagi ise tehtud, aga telekaablilt ei olnud nagu midagi. Et sealt sai nagu see asi algus, aga see oli ammu jah, et pärast tuli siuke pisik tuli sisse, et sai juba ostetud, järgmine oli Ford Taurus, väga hästi mäletan, kuidas oli Tallinna linnavalitsuse oksjon, kus oli 3-4 Ford Taurust, et oli nagu oksjoni sai üks võidetud. Taurus oli isest äge ja pehme ja mugav ja igat pidi siuke nagu pidi omal ajal olema ja siis tekkis järgmine keegi tuttav, kes vägisi tahtis seda ära osta, ma ei tea, miks jälle, ja siis sai see ära müüdud ja jälle veidikene äri ja... Ja kusjuures nagu, noh, natuke tuli ja läks, aga siis tuli järgmine oli nagu tõsine õnnetus, oli Chrysler New Yorker, millega nagu läks kõik nagu halvasti, et kõigepealt see ostetud, siis läks käigukast katki, sel ajal keegi remontinud neid kaste, siis käigukast lõpuks sai ostetud mingi tehasest taastatud, mis maksis sama palju kui see Firebird kunagi 30 000 krooni, et noh, see oli nagu väga suur raha sel hetkel ja see oli nagu väga halva maiguga auto. Aga selle autoga sai meile Memonicaga tuttavaks. Ja sealt algas selline Ameerika autoajastu nagu meie oma vahel. Ehk ma sõitsin Haapsalus selle sama Chrysleriga ringi Peatänava peal. Monika jalutas seal. Sõbrannaga jalutasime. Sõbrannaga jalutasid ja... Tuli noormed pealinnast. Tüdrukud, kus lennuväli on. Aga sina oled siis Haapsalust pärit? Ahaa, nii. No see selgitab ka nii mõndagi hilisemalt, eks ole. Aga auto oli ilus ja ta tuli peale, et selles... No me tulime näitama siis, kus see lennuväli on. Jah, täpselt. Kus lennuväli on, et ikkagi, et see... Kas see oligi päriselt ees või? Noh, et kas teil oligi päriselt või? Muidugi lennuväli on ammu. Nad olid juba mitu ringi teinud seda. Aastas ammu käinud juba seda kontrolli. Ettekannet oli vaja ju. Ja. Aga siis oligi nii, et see oli nädal aega enne Halloweeni ja siis meil oligi see plaan, et kutsusime järgmise nädala vahetuseks nad samamoodi, et lähme Pärnusse Halloweeni pidama, et äkki tuleme Haapsalust läbi, võtame teid peale. Ja nii oligi, et sugulasega koos läksime, sugulane üks paar aastat noorem ja hakkasimegi võimsad siis Pärnu poole sõitma, kuniks siis juhtus suurem avarii seesama autoga. Mina sõbrannaga olime peal. Sina ja sõbranna ei olnud ilmselt avarii? Nemad olid tagaistme peal. Aga mina olin roolis ja tegelikult päris suurel kiirusel ikka üle 150 km tunnis ja kurvis läks auto käest ära. Tänu selle, et oli vaja tagumistega juttu rääkida ja ei pannud kurvi tähele ees. Ja siis oli jah, selles suhtes, et Monika oli sõbrannaga tagaistmel, vaatasid seal kohad ära ja ikkagi tegime ikka 3-4 tiiru üle. Aga ma saan aru, et nagu kõik on terved ja selles mõttes läks hästi. Selles mõttes läks hästi, jah. Ma olin ainuke põhimõtteliselt, kellel midagi tõmblused olid ja midagi oli. Ei, midagi hullu, ma saan aru, et kõik on nagu täna okei. Aga need Ameerika autod, me teame, et need on niisugused korralikust metallist tehtud, et kuidas see vastu pidas selle? Ei, selles auto pidas väga-väga hästi vastu, aga lihtsalt selle ajastu Haapsalu Buksiir teenust pakkuv ettevõte oli alla igasugust arvestust, ehk ta tegelikult tõstis auto esiotsa üles ja lohistas seda autot lihtsalt nagu Haapsaluni välja. Tegelikult oli bensupaak ja kõik vedelis vastu maad ja siis see tõseti Haapsalu põhimõtteliselt silda, mis seal Lihula maantee silla peal plahvatas see auto põhimõtteliselt ja põles maha. Et selle auto saatus oligi lõpuks selline.
Aga mis siis sai, kas see puksiiri ettevõte võttis vastutuse või kuidas siukseid asju üldse sellel ajal nagu siis lahendati? Ei olnud vist midagi. Ei olnud see nii lihtne midagi, et seal tehti mingid ekspertiisid ja siis avastati, et need autole teljed, mis all olid, ei vastanud mingisugustele nõuetele ja igasugust mingit... ja leiti põhjus. Leiti igast põhjuseid ja see auto läks nagu ta läks ja sealt ei saanud nagu sentiga. Et ega elu läks edasi, et tegelikult oligi meil hea meel, et meil ise oleme terved. Kõik eluvaated muutusid, sõidustiil muutus täielikult, et noorest peast nagu enne seda põhimõtteliselt... Ikka nooremad on hulljulge ja siuke... Uljas. Aga jah, sealt peale me oleme tuttavad ja... Aga võib-olla siia olekski nüüd see Moonika osa ära kuulata hea, et siis saame edasi minna, kus see teekond koos on edasi läinud. Kuidas sinul siia siukeste muskel ja Ameerika siukeste juurtega auto juurde on läinud siis? Aga mina ei teanud enne midagi Ameerika autodest. Aga auto üldse, autodes geene? Mis ma olin? Mina olin 16. Meil Haapsalus ei olnud seal mingid... Ainult siis, kui Tallinnast mingid ilusad noormehed läbi sõitsid, siis nägid. Siis vaatasid, oi, mingi ilus, ma ei tea, Merso või mis iganes. Ega ei olnud neid asju niimoodi ja siis, kui me tuttavaks saime, siis kuidagi hakkas auto huvi tekkima, et ma ei tea, kohe hakkas nagu külge mulle. Ja siis ei läinudki enam vist palju aega, kui see ürituse asi tuli. American Beauty Car Show. 2000 me tegime siis American Beauty ja 2001 siis algaski meil... Ja Haapsalus leidsite 11? Jaa. Mis aastal? Mis aastal? Mis aasta? Ma arvan, võis olla äkki ongi seal kuskil 97. Ühesõnaga, et olnudki liiga pikk aeg, et kui te juba hakkasite koos selles äris toimetama. Aga kui nüüd nagu sealt, et selle autoga juhtunud, mis juhtus on ja, aga kuidas te siia olete jõudnud? Nagu need kõik... See on ikka pikk kus see plaan tuli või mõte tuli, et üldse teeks siis nagu ettevõtte ja hakkasid remontima kõigepealt või kohe nagu, et see ost-müük vahetus nagu toimis päris hästi sul. Tegelikult oli, mina mäletan nagu sellist versiooni üldsegi. Olime päris noored, kui me hakkasime koos elama. Ja siis sul ema ütles, nii poiss, et nüüd on vaja hakata raha teenima, tööle minna. Ja sealt sul see mõte tuli. No tegelikult hakkas see, juba sellest hakkas pihta, et vanemad töötasid mulle sugulaste firmas Bastion, mis tegeles siis igast moeasjade värkidega ja nendel oli suur maja, suur garaaž firmal ja mõned vanemad töötasid seal ja siis isa oligi rohkem tegeles seal autonduse ja autodega ja siis me kõigepealt suutsime minu sugulastele kõik Ameerika autod kuidagi pähe sokutada, siis me ise nendest hooldasime, tegelesime. Ja see oligi üks Bastioni Chevy buss, lõpuks oli mitu Chevy bussi, müüsime motokeskuse, MC motokeskuse Svenile, kes oli Sarli vend ja kes ostis selle bussi ära ja ütles, et ta tahab sinna kõike külge saada, mis vähegi annatab kuskilt tellida või üldse panna. Nagu mingid... Absoluutselt kõike, sellest tuuli. Spoilerid ja valgustid. Chevy buss oli selle ajal oli ikka tõsine, ikkagi nagu tippteos, ütleme nii, et sõiduomaduste poolest ja välimuse ja mugavuse poolest ja siis tegelikult oligi see, et me hakkasime tema autot hakkasime ehitama ja minu Sven ütles ka lõpuks, et kuulge, tehke mingi garaaž endale, kus ma ei tea, aitan, kuidas vaja on ja ta aitas meid mingil määral rahaliselt, just andis meile tööd, ehk me ehitasime seda bussi seal edasi kogu aeg ja see oligi aasta 2000, siis põhimõtteliselt hakkas nagu see asi minema ja algul oli nii, et isa oli luksepana rohkem tööl, tema remontis, mina tegelesin siis varuosadega ja siis mingi nipet-näpet, kui vaatasid kedagi pole vahetast õli, kui midagi oli ja ikka kiiresti niimoodi, et mäletan väga hästi, kuidas me sealt Madaras selle garaaži kunagi rentisime. See oli Madara 33, ehk siis paljud kliendid, kes juures päevad siiamaani ka, kes on käinud seal ja teavad hästi seda ja minagi käisin kunagi. Ma praegu mõtlen, ma ei ole kunagi seda õkkava, minagi olen seal käinud tõesti. Mina ka. See oli päris kaua seal ju. Meil oli ikka 10 aastat enne sellest suhtes, et 2000–2010. See kollane sealt on ka või selle alt läbi selle hoovisel. Nagu alt sisse. Jah, sealt me nagu alustasime, et tegelikult me ise värvisime ja see oli nii jubedas seisus, et see polnud uksi ees. Kanalis oli ikkagi meeter vaja igasugust asju välja visata, enne kui see toimima hakkas seal. Ise pahtusime kõik seinad, värvid, me tegime ise seal nagu sellest korda, et
et üür oli odav, koht oli väga, noh, sellest minu arust oli ideaalne. Tegelikult väga hea koht, ja asukoha poolt oli väga hea ja seal me 8 niimoodi alustasime. Siis mul tekkis ükskord idee, et nüüd ma paneks Äripäeva reklaami, et Ameerika autod remont ja mingid värgid ja sealt kusjuures tuli nagu niimoodi kliente vähehaaval juurde ja siukseid, noh, meie jaoks ikkagi nagu rahakaid kliente, kes ikka andsid võtme, tehke auto korda, on ju, noh, see tundus sel hetkel nagu ikkagi nagu müstiline, on ju, ja ma arvan, et jah, juba aasta pärast olid meil juba luksepad tegelikult, kes olid abis enne. Kas see võis olla mingi 2000-ndate ajal siis või? No 1, 2, 3. Ameerika autos oli sel hetkel väga vähe, et siis oli... Ma just sõnne tahtsingi jõuda. Jaa, et seal oli see seadused olid ikkagi nagu... ei saa öelda hullemad kui praegult, aga väga keeruline, et ikkagi ütleme, autod olid ikka 93 ja vanemad mingi seadus oli, mäletan, et uuemaid üldse nagu arvel ei saanud ja mingi süsteemid olid. See oli siis nagu Ameerika autode kohta, jah? Ma arvasin, et see oli seotud sellega, et lihtsalt importida oli keeruline. Vaata praegu teed interneti lahti ja klikk ja auto tuleb sulle paari kuu pärast koju, et noh, siis ei olnud võib-olla seda... Ei, seal oli tegelikult see hetk, et 90 esimene pool toodi Ameerika autos väga palju sisse, 90 keskel ka ja siis oli mingi seaduse muudatus, mida ma täpselt ise ei mäleta. Aga see oli, hakkas pihta just, et igasugused, ma arvan millegi pärast ka jällegi Euroopa ja Ameerika autode mingi turgude kaitsmine või mingi teema oli seal ka, et noh, mitte päris tüübikinnitsi vist polnud, aga midagi taolist enam-vähem hakkas pihta, et see pani sinna piirid ja see võttis aega, aga jällegi mäletan, kus 2005 edasi pärast seda läks jälle kõik lahedamaks siit. Siis tõsteti see 97 peale see aastate tüübikinnituste teemades. See on vist kogu Euroopas üldiselt, eks ole? Et siis need asjad nagu muutsid nagu meie jaoks nagu lihtsamaks ja siis hakkasime ise juba hobi korras seal autosid tegema, tooma ja niimoodi nagu... Aga ise hakkasid importima ka kuskilt? Ameerikast ja ikkagi... Aga kuidas siis oli üldse? Kuidas sa said, kui see internetis ei olnud nii kättesaadav nagu täna, et kuidas see... Kui see... Või kuidas sa üldse tegid? Otsisid foorumitest endale meeldivaid autosid lihtsalt hakkasid tooma? Jah, tegelikult oli ikka foorum oli ikkagi põhiline teema, et... Ja siis lihtsalt usaldasid kohalikku, et ta saadab selle sadamasse ja... Ja, noh, mina olen kogu aeg see kuljaspäin olnud, et kui inimene saadab mulle arveldusarve numbri, siis ma kannan raha ja noh, ma üritan oma nagu pilguga loomulikult üle vaadata, et see kõik oleks nagu õige ja nii edasi. Monika on paar korda päästnud mind selles suhtes, et see ei ole õige, et kus sa seda kannad ja nii edasi ja kui ausalt, et ma olen ainult 1 korra petta saanud Ameerikasse raha kandes ja selle eestlase käest, et selles suhtes. Ja oota, enam-vähem siuke väga suurelt järgus, kui palju sa üldse oled nende aastate jooksul autosid toonud või teie tuhandetest tänaseks? Tuhandest kindlasti ja mõrigi. Siis on ju protsent väga hea. Ja selles mõttes küll. See on promill, eks ole, mitte protsent. Neid pettusi, mis ei vasta nõuetele, neid on nagu kindlasti palju, aga noh. Siuke rahaline pettus. Rahaline pettus on olnud. Et üldse kaupa ei saa nii-öelda. Jah, et ta pidi ostma 3 autot, aga saatus meile lõpuks 2 ja 1 korvetti tulemata, aga noh. Aga isegi midagi sai, et ta nagu ei pannud kogu rahaga jooksu. Jah, selles suhtes inimene siiamaani jääb Ameerikas ja eks ma vahest olen ta siiamaani norind, et selles suhtes, aga noh. Ütleme, et elus on tähtsamaid asju. Eks. Aga nüüd seal putitasite seal Madaras, kaua te seal siis olite, kuni saite aru, kurat, see või liiga väikseks meile? Väikseks ja see suht kähku, ma arvan, mingi 5-6 aastaga oli juba niimoodi, et meil oli teisel pool parklat juba olid nagu eraldi suksed laoruumid, et kui mõni klient tuli seal piduriklotsi ostma, siis ma ütlesin, vabandust, oodake, ma jooksin läbi lume, ma mäletan jupi järgi tagasi, et saaks selle kätte anda ja seal oli kitsas, aga noh, tegelikult oligi see, et me lõpuks me üürisime seal äkki kuskilt ligi 500 ruutmeetrit nagu pinda, mis noh, oli nende väikeste bokside juures oli see päris suur osa ja siis me hakkasime, me kõigepealt tegelikult me ostsime Edeku angaari kunagi ära, vist paljud inimesed teavad seda, mis oli seal tänavakant Veskimetsas ja sealt tahtsime tegelikult sinna ehitada, meil oli kõik juba projekt, asjad kõik olemas, aga lõpuks oli see, et seal puudusid igasugused liitumised, mis vähegi olla saavad ja lõppkokkuvõttes oleks see nii kalliks läinud, me panime see projekti seisma. Mingi elekter ja vesi. Kõik jah, et sealt nõuti, ma ei tea, mingid miljonid meie käest põhimõtteliselt krooni ajal, et see oleks nagu nii utoopiliseks ära ja me jätsime selle seal nagu seisma ja hakkasime uuesti ringi vaatama, mis võimalused on. Kuni oligi isa
keegi tuttav siis avastas, et või talle pakuti, tähendab, siis endist seda A2 autoveldjoonet siin, kuna oli ju suurim asu, mis sai olla, oli hetkel käimas, ehk siis sakslastel puudus huvi seda asja siin edasi arendada ning nendele huvi sai tegelikult ära müüa, sellest lahti saada ja oli õigel ajal õiges kohas, jah. Sellel ajal hea hinnaga ilmselt, on ju? No, kas ta nüüd hea hinnaga on, seda nagu raske öelda, et tegelikult polnud eriti väga võrrelda kellegiga, et meie jaoks oli ta ikkagi nagu sel hetkel tundus ta nagu nii kaugel olevat, nagu oleks kuskil maale ostnud selle koha. No siis oli vist see ei olnud ju nii populaarne kant siin üldse nagu ta praegu. Natuke kartsime seda just, et me olime linnas, meil hästi palju kliente olid kesklinnas ja nii edasi, aga õnneks võtsime selle riski ja... No ega kui kliendil selles mõttes, ega tal ju valikut ei olnud, kuhu mujale väga minna, et selles mõttes, et Eestis ei ole mingisugune Ameerika autode tohutu see teenindusküllus, et eks nad tulevad ikka sinna, kus te olete ju. Tänase päevani ma ütleks, et päris mitmed mehaanikud ei ole nõus võtma Ameerika autot sisse, sest nad ütlevad, et nad ei tea, kus selle kas juppegi võtta. Ei tea üldse midagi, et... No eks igaüks teeb ikkagi seda, mis tal meeldib teha ka, et ega pole mõtet uut asja arvatada, kui sa tead, kuidas tehakse igapäeval. Aga jah, selles suhtes oli meie jaoks see kokkuvõttes oli nagu äge, et oli küll palju-palju suurem, kui olime ette kujutanud, palju suurem, kui me sinna Veskimetsasse oli plaanitud teha, ikka kordades suurem. Aga kui juba siuke võimalus anti, siis me ehitasime kohe selle garaaži osasi juurde, siin ei olnud mitte midagi, siin oli tegelikult... No, ainult see esimene maja oli siin. Müügisalong oli siin taga, oli paar garaažiboksi lihtsalt, aga need meil oli vaja ladudeks ehitada, need on meil laod nüüd. Ja ehitasime sealt kõrvad kõik selle kinni ja väga rasked ajad olid selles suhtes, et esimene aasta ikkagi, ütleme nii, et ööd ja päevad ikkagi sai ikkagi väga palju rabeletud, et seda maja nagu teha ikkagi nagu toimivaks. Ma mäletan väga hästi poisid ikka esimesed paar nädalat remontsid niimoodi, et meil polnud minust isegi ühtki seina sees, sest ainult tõstukid passid läbi, kui klient mööda läks. Et see oli nagu naljakas, aga meil polnud rohkem võimalusi, aga kõik sai nagu lõpuks nagu jonksu ja... Aga on sul, kui nüüd autode importimise juurde tulla, on sul meeles ka, mis oli esimene auto, mis sa ärilises mõttes nagu importisid? Või mis teie, ma ei tea, kuidas see on, kas sa võib öelda, et teie või sina, et Pagan, mul on nagu see... Sina teed ja Monika päästab. Me vaatame siiamaani koos vahest kuulutusi ja värke. Vahepeal oli isegi mingi selline aeg, kui sa usaldasid mulle, et andis kriteeriumid ette. Nii, sellised... Aastad tagasi ja neid... Paar aastat tagasi, jah. Chrysler Pacificaid, neid osteti nagu nii hulgi, et seal ei olnudki nagu vaja, et pigem oli Monika peal teada varustust ja värvi ja totsis ise samamoodi kõik need saidid läbi ja nii edasi. Aga algul, ma arvan, meil oli 10 aastat see teema, et alati kui mingi auto ostsin, see pidi mulle endale meeldima, sest ma teadsin, et mitte keegi raudselt ei osta seda autot, et ma pean seda sõitma sellega aastaid. Ja tegelikult ega ma ei tahtnudki kunagi müüa. Väga hea ärilinnes. Ega mul siiamaani on nagu ikka autos müüa on nagu väga kahju, osta on nagu mõnus. Aga nii lõpuks kaugele ei jõua, et ega praegu tihtipeale autosse pole kuhugi panna enam, aga päris nagu selles suhtes, et selle põhimõttega autot osta, et nagu ära müüa kohe, et mul ei tule isegi meelde üldse. Pigem oli see, et mõni klient tellis võib-olla mingi auto. Survepesu tellis Chevy bussi, ma mäletan väga hästi just, et see oli võib-olla, oli kohe meie aasta algus. Ma mäletan seda bussi, isegi valge buss ja sinine survepesu. Siiamaani alles, need bussid kõik. Kui ma ei eksiks, te elasite lapsepõlve kodu seal taga, ma nägin seda bussi kogu aeg. Mäletan väga hästi, et me elasime Lasnamäel korteris ja ma olin öösel üleval, et eBayst võita seda oksjonit, et see on nagu täpselt millegi pärast. Ja see elab veel? See buss sõidab ja tegid meil remondi seal. Lahe, selles mõttes see oli, ta tänaseks on väga vana juba ju see... No tegelikult ta ei olegi nii vana, ta vist oli 99 aasta buss on ja. Et ta sel hetkel oli suht uus pigem. No siis jah, täna. Aga ei sõidab ja selle koha pealt kindlasti ta pole nii kobe enam, aga ülevaatus on olemas ja töötab. Äge, lahe, kui nagu mingid siuksed kaua aitad otsad. Aga mis on mingi siuke kõige hullumeelsem või sõgedam masin, mis te toonud olete? Mis tellitud on näiteks? Või mis tellitud on näiteks, tõesti? Mille puhul oled arvanud, et issand jumal, et kuidas ma sellise leian või et üldse, või et miks sellist autot vaja on kellelgi? Või on mingil autol mingi eriline? Suht asja vist ei ole kunagi mõelnud, et miks vaja on just, et lahe. Pigem jah. Aga võib-olla mingi nüanss olnud, mis on kindel olnud, et mida on nagu raske leida, et... Vaat sel hetkel oligi see, et tekkis see selline Corvetti huvi. Võiski aasta olla äkki siis mingi 2007-2008. Siis oligi see, et sai esimene
tegelikult sai mitu korvetti ostetud, tähtis see, et kompressor pidi peal olema alati, kui näiteks foorumites sai neid asju nagu otsitud, vaadatud. Ja siis äkki oligi, kui saadud teine kompressoriga korvett, mis oli siis nagu noh, ma ei tea, siuke tuunitud mingil määral ja mida sai siis hästi palju terve talv veel juurde ehitatud, seal stabikavardad küljest ära, kõik oli ära kroomida, teha hästi ilusaks igatpidi, et minna siis kevadel Helsingi American Car Show'le. Ja see oligi äkki 2008, kui ma arvan, et siiamaani äkki esimene või ainus Eesti auto, mis on top 10 olnud siis, et sellega me olime siis kogu näituse top 10. Põhjaalune oli siis kroomitud teil? No kõik, mis sai, põhimõtteliselt ma võtsin küljest ära ja kroomisin ja värvisin ja selles suhtes terve talve nagu see ehitatud. Mis korvett see siis oli? See oli C5 2000 aastaga, jah, selles suhtes, aga ta oli supercharged ja ta oli nagu hästi edevaks ehitatud, selle ajal vähemalt tundus, et Soomes polnudki selliseid midagi veel. On ta veel üldse alles? Jaa, selle koha pealt, et ta on kusjuures see auto on Haapsalus, mina müüsin ta siis maha, kui me seda maja hakkasime ostma, siis tuli kõigest asjadest loobuda. Aga ta on praegu täitsa Haapsalus Et sellisel kujul nagu seda tegid või on teda juba siis muudetud? Eks teda on selle koha pealt mugavdatud igapäeva sõitmisteks pigem, et seal on mingid spoilerid küljest ära võetud ja kuna ta oli nii madal, et sellega polnud võimalik väga sõita. Aga ta on täitsa olemas, see sõidab ja selle koha pealt on väga äge. Et ta on Eestis vähemalt. No mis on nagu kõige sõgedam auto võib-olla, mis toodud on ja ka sealjuures arvele saadud? Ma arvan, need on praegu siin majas on Hot Rod ja Hot Rodil arvel. Hot Rod pole veel arvel, aga ütleme nii, et vanemad autod ikka saab arvele, et kindlasti tuleb neid natuke nipet kohandada ja ei ole midagi hullu, küll arvele saab kõik. Aga loomulikult igasuguseid vägevaid igast Vipereid, vanemaid klassikuid, mida iganes, kõik on toodud. Et pigem ongi see, et rohkem meie hea meelega tegeleksime vanade autodega, aga meil meeldib kõik Ameerika autod põhimõtteliselt, et kunagi ei ütle ikkagi ei, kui inimene tahab saada ikkagi Ameerika autot, aga kindlasti ütleme ei, kui ta tahab näiteks Lexust, Infinityt, Tundrat. Kõik on valesti. Jah, kas tundraga, jah. Et jah, nendega me tegeleme ainult see, mis on meie jaoks ikkagi südame asi. Kas teil on see kriteerium ka, et vähemalt 8 silindrit peab olema või ei ole. See on, siis läheb liiga kitsaringiliseks asi. Eriti tänapäeval juba. Pigem lihtsalt peab olema Ameerika brändi toodang. Siis me seda suudame vahendada või müüa. Aga ikkagi, miks just Ameerika? Selles mõttes, et Euroopas on ka igast lahedad autosid tehtud. Jah, ja valikus oli sul ju 924 Porsche ja... aga seda ei pakutud ju. Seda ei pakutud. Tegelikult oleks, võib-olla kui keegi oleks Porsche pakkunud, siis me oleks praegu Porsche ümber. Jah, hoopis teine teema oleks enne. Muidugi. Siis me oleks võib-olla rikkad isegi. Selles suhtes oleks, et siis vaata, kui hästi Porsche inimesed elavad, teine maailm. Aga... Just, sest rikkus tuleb ju pärast Porsche ostmist, mitte vastupidi, on ju. Muidugi, et... Ei, tegelikult oli see, et ma mäletan enne, kui sai see Chrysler New Yorker, see saatanlik auto ostetud, ma mäletan väga hästi, kus ma käisin isaga vaatamas Jaguar XJ6 ka. Sellega oleks olnud vaene? Jaa, aga see oli juba siis, oli nii roostes põhja alt juba ja see nagu sellepärast sai nagu kõrval lükata, aga millegipärast mul Inglismaa autod on ka meeldinud eluaeg. No neil on seda hinge ikkagi. Jaa, et kuidagi, mingil asjad on nagu sarnased ja nad on teistsugused ja et ei ole midagi, et vahest tuleb ka mõne Inglismaa auto võib-olla suukene pilt teha, kui kuskil tänapäeval vastu tuleb, aga mitte Eestis. Eestis on natuke ikkagi. Äkki keegi näeb. Pildistab siin valesid autosid. Jah, seda küll. Aga mis üldse on kõige populaarsem Ameerika auto? Voyager, Pacifica, Ram. Ram on küll, neid on küll iga nurga peal vist. Jah, et... Aga miks eelistatakse Rammi sellele, mis Fordil on nüüd see... F-50. Pigem on see, et praegu on Ram parem, lihtne. Sellest suus Fordiga kindlasti. Ja Ram on ikkagi Euroopa turul olnud ikkagi ka alati müüdavam auto. Ehk ta on toodud, eksporditud siia rohkem. Ja Euroopas on vahet pole, mis Euroopa riigist me räägime, igal pool on Ram on number 1 ikkagi. Aga mis ta teeb paremaks siis, kui teised kastikad? Chevil on ju ka väga vinge kastikas.
Teil on No, nagu väga head pigem- kogemused, pigem- te näete kõike seda, eks ole, mis teeb mingi asja ega paremaks. me rääkinud ka rendiautona, meil on kõik need olemas, on ju, et me, kui inimene tahab saada, saab CMC, saab Fordi, saab RAM-i, on ju, ja ta saab ise proovida ja ta saab seda vahet tunda, aga Eesti inimesele, kui ikkagi kokkuvõttes noh, proovivad ühte teist, siis RAM võidab nagu ülivõimsalt. Jah. On tal siis salong kõige parem või? Pigem on jah, et see salong ja ka vedrustus, et need on nagu sellised, mis on kõige paremad, et kuigi ta on võib-olla V8 poole pealt, noh, enam ei ole V8, aga oli, ütleme siis kõige aeglasem võib-olla ja kõige vanamoelisem. Aga tänu sellele jällegi gaasisade töötas hästi, mis on eestlase jaoks hästi oluline. Võitis võib-olla tänu sellele ka vähem kütust on ja nii edasi, et jah, RAM on ikkagi, on ka meie jaoks ikkagi number 1 kostikas. Aga räägime veel võib-olla mõnedest autodest, mis siin nagu ümberringi on, et te just käisite kuskilt toomas ühte Mercurit. Kas on endale toodud, teistele Ta ju toodud? ütles, et ta tahab kõik end. Ei noh, Midagi või vahel ka teistele. Ja ega selle koha pealt ikkagi midagi huvitavat silma hakkab ja kuna praegult uusi autosid pole mõtet tuua, kuna keegi ei osta neid, siis me olemegi praegult võib-olla rohkem vaadnudki selliseid vanemaid, kus on automaks väiksem. Hea point. Jah, et ja mingi suund on, et võib-olla üritame mingisuguseid asju Euroopasse müüa. Et millel ei ole nagu konkureerivat võib-olla nagu samasugust kustumit sa ei leia võib-olla kuskilt ja kellegi võib-olla kuskilt meeldib, siis võib-olla kannatab. Isegi kui leiad, ma arvan, et seal on ikkagi erisused alati sees. Selles mõttes muidugi kõva värk, et kui sul on nagu müügisaal täis nii-öelda kustumeid. Jah, no see oleks äge. See oleks ikka väga vinge. See tõmbaks kohe, ma arvan, kaugemaltki kohale igasugused ajakirjanikud ja muud sellised. Sest muidu on see, et kui sa tahad endale sellist autot, siis sa lendad USA-sse või sa lendad Saksamaale, kus sa hakkad 5 tunni kaupa igas suunas sõitma, eks ole, noh, et Austriad, Šveitsid, kõik värgid läbi. Aga noh, lähed midagi otsima, aga kui siin on kõik juba olemas, eks ole, siis sa tuled siia ja vaatad, see meeldib ja nüüd sa võrdled neid omavahel ja paned käima ja näed neid omavahel vaadates ja jumala hea plaan minu arust. No Eesti turg ise on nii väike, et... Ei, ma mõtlen, et siia lendab sakslane, kui sul on saal täis siukseid autosid juba. Mõnedki sakslased käinud siin, jah. Ja ikka meil on käinud, et ega see aasta me oleme juba müünud ikka siin mitu autot Saksamaale, et käivad, aga noh, ikkagi Eesti on nende jaoks ikkagi siukene mitte kõige usaldusväärsem koht ikkagi, et ja arvan, et ikkagi see on suht keeruline just selle koha pealt, et Rootsis on siukseid kohti ikka on, et Rootsi on nagu omaette maailm just kõikide need Ameerika autode jaoks, et ja tihtipeale ka sakslane pigem, kui ta tahab midagi sellist võib-olla saada, läheb enne Rootsi, kui tuleb Eestis. Aga rääkisin nendest rootslastest, et meil on mitu külalist ka rääkinud enda mingisugustest lugudest, kuidas nad Rootsist on üritanud. Andre Raud rääkis vahva loo, kuidas ta üritas seda autot, et kas teil on kliente Rootsist, kuidas seal nagu, kui on nagu ametliku poolega, et kas nad siis julgevad müüa, osta? Ei, no Rootsi turg on ikka selle koha pealt väga kinnine, ja et kui sul ikkagi Rootsis kontakti või Rootsist pole, ega... Isegi siis, kui sa oled American Beauty? Ja, no kui sa rootsi keelt ei räägi juba, siis on juba kahe nägemist, või see tuleb Eesti telefoninumbrit nädate vastu, et see on nagu täitsa tavaline teema, et okei, ettevõtetest me saan osta, et see töötab nagu täitsa okeilt. Ja Rootsist me ikka ostame just, et Rootsi ja USA autode turg on sama suur kui ülejäänud Euroopa kokku, et selles suhtes on äge riik. Kui keegi tahab midagi ikkagi oma silmaga vaatama minna ja midagi konkreetselt osta, mida Rootsis on müüa, siis see võimalus on ikkagi lihtsalt olemas, ei pea sõitma kuhugi kaugele. Et Rootsit alati tasub vaadata. Aga teil on siin nagu ka palju Mustange, vist on mingi Charger, Challenger. Kuidas teid mõjutab see, et noh, me ju kõik teame, et neid tuuakse ka natuke katkisena kohale ja tehakse üles ja müüakse päris soodsna hinnaga, on ju. Et kuidas see teie näiteks neid müüke või klienti mõjutab või see ei ole üldse teie klientki nagu, kes? Eks ta mingil määral ikka on, et inimeste ostuharjumused on väga palju muutunud võrreldes sellega, võib-olla me 10 aastat tagasi. Siis tundus siukse korraliku ja võib-olla kallima kvaliteetse automüük tundus nagu väga võimatu. Kuid nüüd on asjad nagu väga palju muutunud, et vahepeal ka võib-olla Swedbank tegelikult väga palju aitas kaasa just sellele, et nad ei andnud mingi kaskosid ja kindlustusi ja liisingut kui sellist üldse nagu, et no liisingut sellepärast, et kaskot on vaja ja kaskot ei anta peale.
kaskot saab ikka peale, aga Mitte kõigilt pakkujatelt. Swedi ise tegelikult, Swedi, kui oled ikkagi ametlik Swedi koostööpartner ka ja siis tegelikult on konkreetselt seal ka kirjas, et sa ei tohigi nende avariigis pakkuda põhimõtteliselt ja nad ise alati vaatavad Carfaxi järgi. Et ta mõjutab mingil määral meil seda müüki, aga nagu viimastel aastatel suht vähe. Et meile ikkagi tuleb inimene võib-olla tihtipeale sisse, kes tahab saada garantiid, kes tahab saada korralikku autot. Kõikidel autodel mul on alati Carfax olemas, ehk siis ma näitan, et see auto on nagu ikkagi avariivaba. Ja pigem see enda inimese elu võib-olla on ka pärast poole lihtsam, ikkagi kergem, et ta ikkagi teab, mida ta ostab, tal on pärast lihtne müüa. Kindlasti, jah. Ja võib-olla kui sa oled nagu autoinimene ja tead, mida sa ostad sa avariilisena, võib-olla enda jaoks siis pole vahet, aga palju need inimesi ikka kõik autodest teavad, et pigem ta tahab. No eestlane alati mõtleb ka ostes, et kuidas saaks pärast edasi müüa. Et see on kõik oluline tavaliselt. See on esimene mõte. Ja, ongi, et tihti peavadki inimesel selgeks tegema, et milline auto võib hästi hinda ja milline mitte. Ja kui mõtadki neid muskelautosi kui selliseid, siis tegelikult nad toivad väga hästi hinda. Et siis ei ole vaja nagu selle pärast muretseda, et kas sa 5 aasta pärast pead selle müüma kuskile Lasnamäele kokku ostu või mitte. Aga nüüd Dodge ju lõpetas korraks vahepeal ära ja tootmised, kes hakkasite ka kokku ostma igaks juhuks, et siis ma ei tea, mingi 5 aasta pärast saad nagu mahlakalt edasi müüa. Kas turul toimus mingisugust muutust selle tõttu? Tegelikult ei toimunud. Ei toimunud. Pigem on see, et toodeti lõpus neid erinevaid V8-d väga palju ja pigem on laod täis siiamaani. Okei. Tegelikult ei olegi, ostuhuvi pole nii palju kui... Ei, neid toodetis nii palju. Lõpuks panid ilmselt kõik need liinid V8-d tegema. Ja mis siin ikka, et selle koha pealt, et augustis hakatakse jälle tootma uuesti. See oli muidugi veits arvata, et siuke Ameerika autoettevõte nüüd läheb EV peale, ainult ei tundunud väga nagu reaalne. Aga turunduseks hea trikk, vaata, et kõik ostavad ruttu ära autod. Ja kõik need last editionid ostatakse igatpidi risti-resti ära ja spekulandid olid väga kurjad igatahes. Ja, kindlasti nii mõnigi klient ostis selle pärast auto, et veel viimane V8, aga mingit buumi kui sellist ei tekkinud. Vähemalt Euroopas küll mitte kuskil minu teada mitte. Oleks arvanud veidi, et need... Aga tulles ikkagi natukene veel selle emotsionaalsema teema juurde, et mis teie nagu käest läbi käinud lemmikautod on? Monika, on sul endal mingi lemmikauto? Millest oli kas ülikahju loobuda, mida tõesti ei oleks tahtnud loobuda või äkki ei olegi loobunud, ongi mingi selline, mis on see tõeline pühapäeva auto, mis on ainult eriline. Neid on olnud, ma mäletan, mis kunagi oli, vaata see Camaro, millega ma sõitsin. Punane. Sõitsin, ikka päris mõned aastad vist. Ja siis otsustasid, et nüüd on see aeg maha müüa. Ja ma ei mäleta, ma olin vist tööl just sellistasid, kas nüüd läheb müügiks või on juba müüdud. Võt siis ma konkreetselt tönnisin seal tööres. Mul oli nii kahju, kuidas sa saad niimoodi teha. Et see oli nagu... Kas see tühimik on täna siis asendatud? Kas sa oled asendanud selle tühimiku? See on ammu juba, see oli vist 2007 äkki või 2008. Aga ei, neid lemmikuid on... Kõik on lemmikud, on, jah? Iga üks on omamoodi lemmik, et nagu... aga midagi valid ikka parema meelega. On ja... Väga mõnus suvel sõita. Need ei ole ükski igapäevaautod. No jah, igapäev. Sa mõtled nagu, et igapäev. Aga kas igapäev oleks ka mingi või mingitest nendest, mis on see tõeline lemmik näiteks? Mis on nii hea, et... Isegi Camaro oli kunagi igapäeva auto. Mis aasta Camaro see oli? Mis aasta see auto see oli? See oli 2000 äkki aasta oligi. Aga see siis ümara kerega siis? Jaa, need ümarad tulevad. Mäletan, mis aasta see oli. Isegi kui sa ei saanud Sossi mäest üles, sellega ikka oli rahul. Ja ma mäletan, ma sõitsin sellega aasta läbi talvel ka ja ma ei saanud sellega Sossi mäest üles. Läksin seal, sealt tagant kaudu ja tõmbas auto seal risti ja siis ma olin ikka päris vihane. Aga jah, järgmine päev sõitsin edasi. Läks meelest ära ju. Ei, ma ei mäletagi, kuidas ma sealt üles või alla sain, aga mingi... Ukerdasin seal mäe otsas. Lihtsalt pidamist ei olnud nii jääs oli? Ma ei tea, jah, mis värk oli, ma ei saanud sealt üles. Ja... Ta oli tagavedu ja minust lamell oli vist all, et... see selletab lamell, jah. Aga see oli autoga kaasas, selle pärast vist uusi ostetud.
sellepärast on naela. Aga ta oli jah. Aga mis teil, kas teil on üldse igapäevaauto või te igapäevaauto ongi siit, võtate iga päev ühe auto? No päris nii ei ole, et iga päev ühe auto, et ütleme nii, et saab sõidetud väga paljude erinevatega, aga mitte päris iga päev erinevaga. Jah, pigem tuleb liigutada seda autot, mis vajab liigutamist. Minu puhul vähemalt. Siis on ka töösõit, eks ole. Jah, et... Ei, aga päriselt autot ei saa jätta seisma, sest siis tal läheb rabedaks kõik, eks ole. Jaa, aga praegu ongi, kui kevad tuleb või ilusad ilmad on, siis ma ikka üritan just võtta mingi sihukese auto, mis ei ole ammu liikunud ja natuke liigutada seda, et pigem, mul nagu sihukest kindlat autot polegi tegelikult. Ei olegi ühtegi lemmikut tekkinud niukest. Aga teie igapäevaauto on ka Ameerika auto? Lihtsalt ma eeldan, on ju? Millega kodus piimajärgi ja lapsi lasteaeda või kooli viita ja nii edasi. Mis mul veel üks lemmik oli, mis eelmine aasta läks müüki GMC Yukon mulle näiteks väga meeldis. See uuema kerega. Siuke korralik perenaise maastur. Sellega oli hea sõita, kõik laste asjad ja värgid ja igast jalgrattad ja... Aga läbisõit läks suureks. See oli mõnus. Mis on teie jaoks suur läbisõit? Jah, selles mõttes Ameerika vanade autode puhul, Või müüja seisukohast vaadates siis? Oleneb autost. Jah, uuemat autod, minu jaoks uuem auto ütleme läbisõit on suur, kui on 150 000. Okay. Et siis tundub juba siukene, viimane piir, millest saab võib-olla mingit raha veel küsida. Et kui sidad ikka see 200 pluss lõhki, siis maagiline piir on ületatud. Tundub kuidagi. Või vähemalt, ma ei tea, siis ma panen nagu kuidagi iseenesest müüki, mis ei mõtle selle peale. Aga klassikas autol puhul ei vaata keegi läbisõit. No ma just mõtlengi, et see oli jumal... Kas sa üldse tead näiteks sellise auto läbisõit? Ei tea. See pigem ma tean seda, mis on pärast restaureerimist autole, ala seal 14 000 või midagi sellist. Aga meil on mitmeid selliseid autosid ka, mis on siin 84 aasta Fiero näiteks 20 000 sõitnud. Mingi Firebird 88, mis on mingi 10 000 sõitnud. Need on nagu seda, mida ma tean 100%, mul on Carfaxid ja kõik asjad olemas, need lihtsalt seisavad ja ootavad oma aega. Et sihukeste autode puhul on läbisõit jah oluline. Kui on niisugune 80-ndad, siis on nagu väga tähtis. Aga korra nüüd sellest Ameerika Beautyst, kui sellest salongist edasi rääkides, et täna me oleme siin. Minule tundub, et see ala on teile nagu jube väikseks jäänud. Ma arvan, et teile ka, et ma tean, et te Tartus avasite on ju esinduse, eks ole. Et kas te siis osa siit toimetasite sinna või te ikkagi, kuidas teil üldse tulevikuplaanid on? Ei, Tartu tegelikult sai sellepärast tehtud, et teenindus oli nii umbes. Ehk meil järjekorrad tihti peal olid siin juba üle 3 nädala, et eelmine aasta ja üle-eelmine aasta väga pikale läksid asjad. Siis me tahtsimegi pigem selle teeninduse koormust siin vähendada. Et kliendid, kes sõitsid siit Tartust või Viljandist või kus iganes sealt kaugemalt sõitsid nagu siia hoolsuses, meie jaoks tundus see nagu natuke absurdne. Ja siis saigi nagu Tartus leitud nagu meie jaoks ideaalsed ruumid. Nüüd on juba aasta tegelikult meil avatud olnud ja väga lahedalt läheb, mõnus. Aga seal on ainult teenindus, seal sellist vaadet ei ole? Meil on väike salong seal, kus on ainult 2 autot, et ei olnudki eesmärk sinna mingit. Et saab kätte oma nii-öelda tellitud auto sealt siis? Jah, kuigi meil on ametlik RAM-i teema seal, ehk siis tegelikult uus RAM on ka koha peal alati olemas, proovisõidu auto on olemas ja pigem on põhiline suund on teenindusele pandud. Okay. Nii et veel küsimusele, kuhu edasi ei ole vastust? Eesti koha pealt ei oska kuhugi minna, et ega... Ainult see, et unistused customeid oleks täis ja saaks neid müüa. Jah, unistada võib ju. Unistada võib see, võib aega sõita rohkem. No kunagi ilmselt unistasid paarist autost ja siis võib-olla väiksest müügisalongist ja ega sa ei tea kunagi, tuleb unistada, vaata kuhu välja oled jõudnud. Ja tegelikult oligi meil ju algul, kui me tahtsimegi esimese salongi ehitada, kus meil oli projekt olemas, seal oli vist 3 autot meil salongi planeeritud. Et selle koha pealt kohe väga väikseks jäänud. Vot, aga selliste mõtetega ongi siis paras see saade lõpetada, et siis kohtuda jälle järgmine neljapäev. Järgmise neljapäeval räägime juba natuke üritusest ja võib-olla ka mõnest teie sealpoolsest tulevast autost ja järgmises osas on kindlasti ka Monikal juba rohkem rääkida selle üritusega seoses, et jääme järgmise neljapäevani siis. Teeme nii. Ciao. Ciao.